Kui suur on Kingakaubamaja? Kingakaubamaja on tegelikult alles oma alguses, et meil on Facebookis küll ärilehtedes suuruselt teine fännibaas, meil on üle 51 000 fänni, aga me tahaks jõuda nii kaugele, et Kingakaubamaja oleks katuseportaal, kus oleks esindatud absoluutselt kõik jalatsi kaupmehed, aksessuaaride kaupmehed, et kui inimesel tekib soov midagi osta, mis on jalatsetega seotud, siis oleks see esimene valik. Midagi sellist nagu City24 või Auto24 ja teistes valdkondades. Millisele sihtgrupile see suunatud on? See kauplus on suunatud kõikidele inimestele, tervele perele, et seal on suur valik naistele, meestele, lastele, on võimalus leida peokinga, on võimalus leida vaba jalatseid, on võimalus leida ka hooldusvahendeid, kõike, mis sinna juurde kuulub. Miks see just e-pood on? Ma alustasime 2009 enda kollektsiooni pealt ja tahtsime tegelikult teha midagi teistmoodi, et teada ju, et Eesti inimesed ostavad enamasti supermarketitest, samas ei sellist kvaliteetset kaupa pigem eelistatakse vaadata vanalinna butiikidest. Tahtsime teha midagi sellist, mis oleks kompromiss nende kahe asjade vahel, et tegelikult meil kõigil on päris kiire viimasel ajal see elu, et tahaks kvaliteetseid ja ilusaid asju saada, tahaks saada seda võimalikult kiiresti. Ja me arvasime, et internetipood on üks võimalus, kuidas neid asju ühendada. Kingakaubamaja brändi nimi ongi tegelikult sellepärast sündinud, et see oleks selline üldine katuseportaal nagu supermarket internetis. Ja kuna me oleme e-pood, me oleme esimene jalatsete e-pood Eestis, siis tegelikult ka meie kogu turundus ongi nagu suunatud sellele, et me üritame turundada teistmoodi, et see oleks huvitav, et inimestel oleks huvitav vaadata, et mis on võimalik üldse internetis teha, et sellest on tingitud kõik need Facebooki kampaaniad, mida me kogu aeg korraldame, mis tegelikult inimestel on väga meeldivad. Rõhume ka sellele, et internetipood ei ole selline umbisikuline koht, et tegelikult kunagi ei tea, et mis selle taga on, et meie poes on reaalsed inimesed tööl. Kõikidel klientidel on alati võimalus nii telefoni, interneti teel kui ka lihtsalt kohale tulles meiega tutvuda, saada sellist personaalset klienditeenindust ja ka tagasisidet, mida me kasutame tegelikult oma poeäranduses. Et Facebooki sein on ka üks koht, kus me tegelikult küsime inimeste käest, et mis nad arvavad meist, et mis nad arvavad meie tootevalikust, et kuhu me nagu edasi peaksime minema ja nii edasi. Need kampaaniad, mis te nüüd teinud olete, on päris suured olnud, et toovad need tulu ka ja miks te neid üldse teete nii suurelt? Meil on erinevaid kampaaniad Facebookis, et me võime rääkida kampaaniatest, mille eesmärk on kasvatada fännibaasi, kasvatada uudiskirjaga liitunute andmebaasi, et toovad konkreetset kasu, et me kasvatame nii andmebaasi, hiljem saame nende inimestega otse suhelda teemadel, mis tegelikult neid huvitavad, et kui me võtame seda fännibaasi, mis meil Facebookis on, meil on 51 000 inimest, kes on öelnud, et tegelikult neid see teema huvitab, et kõik need kampaaniad ja need auhinnad on otseselt seotud meie tegevusega, et me ei loosi iPad'e, me loosime ikkagi kingi ja inimestele see läheb korda. Teisest küljest kõikide kampaaniate ajal suureneb traffic meie veebi ja suureneb ka ostude arv, et sellel on konkreetselt mõõdetavad finantsilised tulemused ka lisaks üldisele maine kujundamisele, et me võib-olla oleme enam-vähem ainukesed, kes on kohe algusest välja öelnud, et meie jaoks tegelikult Facebook on ka koht, kus me saame reaalselt raha teenida, et me korraldame näiteks oktsioone, kus inimesel on võimalus soovib toodet osta oktsiooni käigus, inimene valib seda hinda, mis talle tegelikult endale tundub, et on õige.